täna ma kutsun sind üles mõtisklema teemal kasv ja areng. Et mõtle korraks, et millised on olnud need pöördelised momendid sinu elus, mis tõukasid sind otsima vastuseid, õppima midagi muud, tegema mingi kardinaalse sammu, muutma midagi oma endises eluviisis. Mis olid need hetked? Et hästi tihti me kasvame läbi valu. Ja see on selline ebateadlik kasv. Ehk siis kui kõik meie elus on meie jaoks hetkel positiivne, siis me lihtsalt oleme selles positiivses ja ei pööra tegelikult eriti tähelepanu, et kas me peaks midagi õppima, arenema, kuidagi kasvama, midagi paremaks muutma. Et on hästi väike protsent inimesi, kes pidevalt püüavad saada paremaks inimeseks. Et hästi lihtne näide on see, kui inimesed elavad oma ebatervislikku elustiili, võib-olla suitsetavad, joovad, söövad palju rasva, suhkrut, kõike. Ja isegi kui neile öeldakse, et see on ebatervislik ja võib-olla sa peaks midagi muutma ja öeldakse, mida teha, siis see läheb kõrvust mööda. Ja see ei tundu sel hetkel üldse relevantne. Aga see muudatusmoment tuleb sel hetkel, kui leitakse ennast haiglast, juhtmed küljes ja ollakse fakti ees, et kas sa tahad elada edasi või jätkata nii nagu on ja su elupäevad lõpevad õige pea. Et see on hästi suur äratuskell tihtipeale tervise teemadel, kui rääkida. Ja see on kasvamine läbi valu. Et tihtipeale sellist sündmust toimub totaalne transformatsioon. Muudetakse oma söömisharjumusi, oma liikumisharjumusi ja kõike, mis puudutab elustiili. Teine samasugune näide on suhete kohalt. Oleme armunud, elame koos. Esimesed 3-4 aastat on tõenäoliselt kõik väga roosiline. Keegi ei mõtle selle peale, et ma ei saa öelda, keegi ei ütle. Väga paljud ei mõtle selle peale, et aga äkki saaks veel paremini või kuidas me saaksime õppida toimima veel paremini koos. Et kuidas me saaksime kasvada koos paarina. Sellest hakatakse rääkima alles siis, kui ühel hetkel on tüli majas ja on asjad läinud nii tõsiseks, et on lahkuminek ukse ees. Ja võib-olla ka mitte siis, aga paljudele tuleb sel hetkel see äratuskell, et oot, kas me saame äkki midagi ära teha, kas me saame siin midagi muuta. Ja kes sel hetkel võtavad koos selle muudatuse käsile, nende elus toimubki transformatsioon, nende suhe läheb kõrgemale tasandile. Ja neid näiteid võib tuua palju, eks. 3. hästi elementaarne, mis me tihti kogeme, on see, et inimesed ei ole rahul oma tööga ja nad on rahulolematud, aga nad ei tee ka midagi, et hakata tegema midagi muud. Kuigi neil võib olla isegi äriplaan, peas vähemalt, või mingi soov midagi muud teha, aga ei taheta võtta neid samme. Ja siis tuleb kõigepealt see valumoment, kui ühel hetkel neid koondatakse. Elatakse läbi mingi sügav depressiooni periood ja siis hakatakse vaikselt ehk astuma sinna suunda, mis tegelikult taheti teha. Ja lõpuks, kui sa tagasi vaatad, siis kõik need valumomendid on tegelikult olnud tõukejõuks paremale elule. Jaapanlastel on selleks isegi oma nimi on Gensho, kasvamine läbi valu. Teine variant, kuidas kasvada, on kasvada teadlikult. Ehk siis selle asemel, et oodata, et mingi valu sinu elus toimuks, valus moment, selle asemel
teha ise samme püsivalt, et parandada mingeid oma oskusi, mis iganes asju sa siis, mis valdkonda sa soovid parandada, aga et püüda olla siis parem inimene, kasvada ja areneda kogu aeg. Mitte siis, kui juba asjad on hästi halvad ja sa oled sunnitud seda tegema. Ja mida rohkem sa suudad tuua siis seda teadlikku positiivse kasvamist oma ellu, seda harmoonilisem on sinu elu. Et on vältimatu tõenäoliselt, et neid valumomente ei tule. Ikka tuleb, neid testitakse kogu aeg, eks. Aga mida rohkem me teadlikult tegeleme asjadega ja püüame ise parandada, seda vähem on. Ja seda positiivset kasvamist jaapanlased kutsuvad santoriks. Kensho ja santori. Et viimasel ajal ma olen jälginud seda nii inimeste teemal kui ka laiemas aspektis, et tihtipeale me ei teadvusta endale sel hetkel, kui asjad ei ole veel väga halvad. Nii et see kohe nagu absoluutselt ei lase meil enam oma mugavustsoonis istuda. Alles siis me oleme nõus nägema, et asjad on halvad. Ja alles siis me hakkame mõtlema, kas saaks midagi muuta. Aga on väga palju olukordi, kus sel hetkel on juba hilja. Või kui mitte hilja, siis vähemalt on väga raske taastada seda endist olukorda. Ja üldjuhul seda ei olegi võimalik taastada, vaid sa pead siis lihtsalt leidma mingi uue lahenduse. Et ma kutsun sind üles mõtlema sel teemal. Pane kirja, millised on sinu suurimad pöördemomendid elus, mis oli nende momentide ajendiks, kas selleks oli valu, milline see oli ja kui palju sa oled ise siis nagu algatanud positiivselt ennast kasvatades läbi õppimise tegema mingeid muudatusi. Ilusat päeva sulle!